Nii, tere hommikust. Aeg on järjekordseks mõtiskuseks. Ja mõtlesin, millest täna rääkida. No, tegelikult ma tahaksin jätkata selle 4 iidoli mõtisklust, mida ma hakkasin tegema, aga mitte praegu. Praegu ma teen ühe teise. Alati nagu mitu rauda tules olema. Ma teeksin tänase mõtiskluse puhtast ja räpasest rahast. See on väga selline raske mõtisklus, aga kindlasti ka väga huvitav mõtisklus. Mis on puhas ja räpane raha, on üks olemas, riik ütleb, mis on, jah. Aga millest mina tahan, ja see on selge, mida riik ütleb, eks ju, ma ei pea hakkama seletama seda. Aga ma tahaksin teha selle, mida nagu mina arvan. Ja minu arvamus ei ole riigiga päris sama. No mingites punktides kindlasti on, et jah, et kui riik ütleb, et kui keegi hakkab, ma ei tea, salakauba veoga tegelema või ma ei tea, narkootikume müüma või see on räpane raha, jah. Ja ma olen sellega täiesti nõus, nii et küsimus ei ole, aga võib-olla kohas, kus ma nõus ei ole, on see, kui keegi võtab poe tagant onu Heino ja annab talle raha, et onu Heino, ma ei tea, tal muru niidaks või seina ära värviks. Ja siis võib-olla onu Heino ei räägi sellest rahast midagi maksuametile, siis kas siis on tegemist räpase rahaga, minu arvates ei ole, riigi arvates võib-olla siis on, jah. Aga ma tahaksin rääkida, kuidas mina seda asja näen. Puhas raha on see, mis on saadud mingi positiivse, hea asja eest, eks ju. Ja praegu ma näiteks kõnnin õpetama ühte last käsunduslepinguga tööl. Ja see raha on puhas, eks ju, ma loon mingit väärtust, loodetavasti. Aga on ka olemas sellist raha, mis puhas ei ole. Huvitav punkt oli, ühes arutlusest oli esile nende reisikindlustuste teemal, et kui inimene saab vanemaks, siis kindlustus ei ole enam nii odav kui vanasti, eks ju. Aga kui ütleme, ilma reisikindlustuseta ei ole alati väga tark mõttega reisida, siis kui midagi juhtub, siis on natuke jama, mida natuke võib ka palju jama olla. Ja mida siis teha, kuidas seda olukorda lahendada? Üks viis on lahendada see, et võtta selline natukene toekam krediitkaart, eks ju. Mitte seda kasutada kui krediitkaarti, ühesõnaga mitte kasutada raha, mida tegelikult olemas ei ole, eks ju. Ja lihtsalt kasutada seda kindlustuse seda varianti seal peal, jah. Ja tuleb kokkuvõttes ikkagi palju odavam ja mugavam ka, ei pea iga kord eraldi hakkama kindlustus vormistama, eks ju. Aga sellel on üks aga, eks ju. Ja aga on see, et miks see krediitkaart nii soodus on, jah. Miks ma saan võtta selle ja siis mul on see kindlustus märgatavalt odavamalt, kui ma oma kõrges vanuses peaksin seda vormistama hakkama. Sellepärast, et on väga suur osa inimesi, kes kasutab krediitkaarti nagu krediitkaart, eks ju, seda võtab seda laenu ja väga kõrgete intressidega ja maksab neid intresse, jah. Sellest siis tulevad ka need küsimus, kas ma elan teiste siis teiste vaevadest, teiste viletsustest, kasutan neid, kõik on siin. Et suure tõenäosusega jah, et kas ma kavatsen selle tegevuse lõpetada, ma võib-olla ei saa, et ei ole mulle väga soodus. Aga jah, mingil mõttes see kindlustus, mis selle krediitkaardi peal on, see on räpane. Ja küsimus, kas see tavaline kindlustus on äkki ka räpane, et millega kindlustusfirmad tegelikult tegelevad, eks ju, jah. Siis võib ka tekkida küsimusi, eks ju. Ja see on läbi põimunud. Aga on ka, ütleme, siin läbi üks takso hakkab mööda minema. Nii, et ma kraamisin paar päeva tagasi mingi pabereid ja leidsin oma vana selle
Hongkongi reisibroneeringu ja no see oli see, kui ma tähistasin oma 50. sünnipäeva, siis ma tegin teoks oma ammus unistuse minna kauglennule äriklassis. Muidugi ma ostsin selle märgatavalt palju varem, et loobusin kõigist õigustest praktiliselt, et saada võimalikult odav pilet, eks ju. Ei olnud valmis piisavalt riskima, et kasutada plus grade varianti, hiljem kui ma lennukis olin, ma nägin, et see poleks toiminud ka, sest need olid ikkagi täis, need lennukid. Äriklass oli ikkagi täis. Ja ühesõnaga, kui minult küsida, palju see pilet maksis, ma ütlen, et see maksis 0 eurot. Lennufirmad sellega ei nõustuks. Ja miks ta maksis 0 eurot, sest see raha, Eesti Vabariigi arvates väga puhas raha, lausa Eesti Vabariigi maksumaksjate raha tegelikult isegi. Aga minu arvates oli tegemist räpase rahaga. Ja see räpase raha kasutamine on natuke teistsugune nagu puhta raha kasutamine. Ja siis on see ka, et meil on lõhe, Eesti Vabariigi ja minu vahel on lõhe, et Eesti Vabariik peab saada puhtaks rahaks, mina ei pea, sest selle rahaga tehakse võib-olla asju, mida mina heaks kiita ei saa. Aga siis aga mis selle asja nagu mõte on, selle puterdava mõte on see, et räpast raha on palju lihtsam kasutada kui puhast raha. Räpast raha sa ei taha, et ta sul käes oleks, sa tahad tast lahti saada. Ja see võib-olla natuke see ka, et kirjanduses on selline tegelane nagu hästi teenib prostituut, kes lõpetab oma elu rentslis, et miks ta lõpetab rentslis oma elu, sest kogu see raha, mis tal tuleb, on ju räpane. Nii.